Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus leer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus leer. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennu vilistlased Kaarel Karell ja Marko Raumann. 2 nädala eest oli eetris meie esimene saade Neeruti seltsi taskuhäälingust. Täna liigume ajaloos veelgi kaugemale. Täpselt. Täna on meie saatekülaliseks mees, kes tähistas 20. aprillil oma 97. sünnipäeva. 2012. aastal, kui Eesti film sai 100-aastaseks, siis valiti sajandi filmiks 1969. aastal Oscar-Lutsu ainetel linastunud film Kevade. Noorem põlvkond on seda filmi loodetavasti küll näinud, aga ei pruugi teada, et selle režissöör on Undla vallas sündinud ja Kadrina koolis õppinud Arvo Kruusement. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Niisiis, alustame algusest. Räägi meile oma perekonnast. Kui oled sündinud ühes rehielamus, eks ole, mis ehitati umbes 1870. See on siis minu vanavanemate ju kodu, eks ole. Ja siis minu ema sündis seal Hulja külas Maditõnu talus. Talu oli ostetud priiks juba ma ei tea täpselt aastaarvu, aga nii, et juba üks peremees oli seal olnud juba, kes siis pärandas selle edasi minu vanaisale. Tähendab, ema oli siis niisuguse see oli ikkagi suurem talu, tähendab, kuskil 70 hektarit või rohkem ikka. Alla 100, ütleme niimoodi. Nagu need olid, tol korral jagati niimoodi. Ja see korralikud hooned olid ehitatud muidugi katusega. Ma olen sündinud selles rehielamus ja seal minu ema sündis ja temal oli 2 õde. Tähendab, minu ema oli neist kõige vanem. See muidugi tegi minu vanaisale tuska, sellepärast, et kõik ootasid ikka esimene laps pidi kindlasti poeg olema. Peremeeseks olema. Aga siis minu ema osutus kõige vanemaks ja siis kõige noorem oli 6 aastat noorem emast. Minu isa oli pärit hoopis teisest kandist, siit Harjumaalt, Kose kihelkonnast, ütleme, Kose Ravila mõisamaade. Ravila mõisamaadel oli nende majapidamine. Väike majapidamine, nii ütelda, isa ema suri kahjuks varakult ära, kui isa oli 6-aastane. Ja siis ta pandi Kerneri õpilaseks, tähendab Ravila graafi Kerneri juurde, kes oli sakslane. Ja siis 6-aastaselt muidugi ta koolis sai käia, aga siis suveti ja ikkagi oli siis oma Kerneri juures tööl aianduses, sellega ta õppis hästi kurki ja tomatit kasvatama üldse aiandusega tegelema niimoodi. Ja siis elav poiss, eks ole,
ta oli igal pool ametis seal, mis mõisas oli. Viinakööki ka jõudis, eks ole, ja õlle tegemise juurde. Igatahes ta õppis need tegemised väga hästi ära. Nii et seda ta hiljem, eriti kui olid okupatsioonid hakkasid peale, eks ole. Näiteks Saksa okupatsiooni aeg ei olnud ju bensiini kuskilt saada, siis talumehed ajasid viina. Ja siis angeldasid kas siis sakslastega, sõjaväelastega, tavaliselt saksa sõjaväelastega sai seda bensiini. See ei olnud, see oli ka niisugune satsbensiin tegelikult. Aga pani mootorid käima ja vili sai pekstud, eks ole. Peale see oli see. Aga muidugi isa tegi ikkagi iga jõuludeks ja uue aasta puhul ja jõulude ja lihavõttepühad või kõik sünnipäevad või ikka jaanipäevaks ikkagi õlle. Oma õlu, see oli prima asi tegelikult. Ja õllest jäi järgi see kali, ütelda, kui see käärinud oli, eks ole, siis õlu tehti ikka suure tünniga, mitte niisama. Siis seda joodi pärast, jänu pärast terve heinaaeg läbi ja ruukilõikusaeg läbi ja kuni sügiseni jälle mingisugune peoni välja. See kaljaankur oli kogu aeg käigus, eks ole. Ja õlu oli ikka nii kange, et meie vennaga ükskord panime villisime selle ühte taskupudelis, poole liitrised, see nagu on kumer niisugune taskusse panna, eks ole. Aga see kääris edasi ja öösel panime selle voodi alla, et õhtul või öösel mekkime, eks ole. Parajasti. Ma ei tea, kas vend pani sinna veidi suhkurt sisse ka, et oleks magusam. Öösel käi kõva pauk. Terve maja rahvas. See oli uus maja siis juba. Mitte selles vanas rehielamus, vaid kuigi rehielamu oli alles ja see oli väga tore maja. Mulle meeldis isegi rohkem kui see uus maja, mis palkidest tahutud ja tehtud. Kõik nii ilusti tehtud muidugi, aga pauk oli kõva ja kõik ärkasid üles, mis juhtus, eks ole. Õllehoia tuli voodi alt välja, üle põranda joon. Kast tuli hakkas lakkuma. Jäi meil vahele vennaga. Aga isa ütles, et ega ta midagi sisse pannud. Ei pannud. Oi, kui kange õlle tegime. No ühesõnaga ta õppis ära niisugused majapidamisega seotud asjandused, eks ole. Peale selle tal oli hea musikaalne mälu oli. Nii et ta, kui ta juba seal uuel sajandil, 19. sajandi alguses tuli Koselt ära Tallinnasse, juba noormehena, eks ole. Siis ta ostis omale lõõtspilli ja ta, ma ei tea, kuidas ta ja kus ta õppis, aga ta väga hästi mängis lõõtspilli. Ta ostis mulle ka lõõtspilli ja mängis sellega ja nii edasi ja mina proovisin ka niimoodi, vaatasin, et vasaku käetöö oli tal väga huvitav. Tähendab, kus passid on, eks ole, lõõtspillil. Siin on need klaviatuur akordionil, eks ole, see ei olnud akord, vaid jälle nuppudega muidugi. Siin on see meloodia osa, aga siit tulevad passid, eks ole. Aga passidega tegi mingisuguse liigutuse, nii et see nagu topelt kõlas. Mina ei saanudki seda kätte. Nii et ja siis samuti meil oli, vist oli talus hiljem oli grammofon, ostis grammofoni ja plaate palju. Tema ostis igal pool, tähendab ta juba Tallinnas hakkas ostma plaate, kui Tallinnas tööl oli. Siis ikkagi kõik need moodsad laulud olid Artur Rinne ja Ants Eskula ja kõik John Burri orkestri lood ja
mis olid enne teist maailmasõda hästi populaarsed ja need plaadid ta kõik ostis. Me mängisime ka, aga mitte tihti, meil ei lubatud, sest me võisime selle vedru katki keerata. Ühe korra keerasime katki, eks ole, sest teist korda juba ei lubatud nii kergesti, eks ole, grammofoni juurde. Et seda vedru, siis ostavad täiesti uus vedru, uus aparaat, eks ole, sinna alla. Kuigi ta parandas seda vedru ja seal, aga siis ikkagi ostis lõpuks uue aparaadi sinna, veoaparaadi selle kaane alla. See oli His Master's Voice, see oli hea kõlaga grammofon, nii et minu poisid mängisid ka seda lõpuks uuljal, tähendab seal maal talus. Ja meil oli, külas oli, Aaviku perel oli raadio, meil oli külas, 2 raadiot oli külas enne seda meil. Meil oli, tema armastas väga kuulata uudiseid, päeva uudiseid ja eriti kui sõda hakkas peale, siis ta oli kogu aeg siis oli patarei vastuvõtja, aga elektrit ei olnud, elekter toodi hiljem sisse. Elekter toodi siiski Saksa ajal sisse, Saksa okupatsiooni ajal. Kuskil 43 mis toodi. Siis juba sai ümber kohendada, tähendab elektri peale. Aga meil oli Eesti aeg oli hea, raadiotehas oli RET. 2 tehast oli, Are ja RET. RET raadio oli väga hea kõlaga ja hiljem jäigi Punane RET tehti, eks ole, nimeks pandi Punane RET, eks ole. Aga see RET jäi ikka edasi, sest ta oli väga populaarne raadio. Ja terve nõukogude aja oli ju, lasi välja neid raadioaparaate ju. Väga kvaliteetsed olid. See aparaat, nii et majas oli muusikat ja niisugust kõik need raadiosaated, laupäeva õhtul raadiokülas oli selline saade, kus oli laulu ja huumorit ja väga head saated oli need. Küll me neid ootasime, kohe pühapäevast esmaspäev hakkas peale, ootamine, et laupäeva õhtul tuleks, saaks kuulata midagi. Muidugi head muusikat ja siis oli niimoodi, et hommikule saatekava oli ära, siis oli paus. Ja siis jälle hakkas õhtune saatekava. Sedasi päeva läbi ei räägitud nagu praegu, eks ole. Saatekava oli niimoodi ära jõutatud. Ja igasugused väga huvitavaid loenguid olid ja nii edasi. See on nüüd niisugune asi raadiosse ja sellesse, mis puutub. Aga igatahes see talutöö kõrval oli see, küllaltki niisugune tõhus ja kasvatusliku mõjuga meile noortele, lastele, eks ole. Mul oli siis, mina olin kõige noorem, eks ole, kõige vanem laps meil siis perekonnas oli ka tütarlaps, eks ole, õde Laine ja siis oli vend Väino ja siis oli mina 3. jõnglane. Vot niimoodi, aga muidugi isa oli pärit siit Ravila maade pealt, Kose Ravila kandist, Kursi talust. Tema vend langes vabadussõjas Narva rindel ja tema isale anti tasuta maad Ravila mõisast. Tasuta talukohta. Ja minu vanaisa, tähendab minu isa Mihkel Kruusevend jagas selle minu isa ja siis oma tütre vahel, kes oli teisest abielust. Ja ise jäi sinna Kursile elama, tähendab, eks ole.
ja minu isa jättis siis selle maad ja mis seal olid, jättis õe kasutusse, kuna isa elas seal. Tema isa, minu isa, vanaisa, elas seal majapidamises nii ütelda, oli ülalpeetav seal. Ta oli juba vana mees ja käis 2 kepiga. Ja me käisime vahel külas, siis ütles, mina olen nagu hobune, käin 4 jalaga. Viskas nalja niimoodi. Meil tegeles meiega seepärast, et vennaga olime, ikkagi tema seltsis rohkem, sest et vanemad inimesed, need kas tegelesid millegi muu asjaga, aga temal oli aega ja siis ta rääkis meiega ja niimoodi üks tore niisugune huumoriga vanamees oli. Palju peale aega juba niisugune pisike papikene. Tema elas 49. aastani. Tema elas 2 aastat kauem kui minu isa. Nii pikaealine inimene. Isa oli osav põllumees, kuigi ta mujal seda õppinud ei olnud, kui mõisas tööl olles, eks ole, ja siis hiljem ta ikka oli nii tragi, et tuli Tallinnasse, siis ta sai töökoha omale Rotermanni jahuveskisse, eks ole, hobusemeheks. Nii et ta oli maapoiss, kes oskas hobus rakendada ja hobusega ringi käia. Ja talle andi hobune kätte ikka. Ja siis see plaanvalker, eks ole, siis jahu vedada laiali, eks ole, niimoodi. Ja siis pühapäeval siis ehitati parajasti Estonia teatrimaja. Siis pühapäeval Rotermann andis luba neid telliskive vedada ehituse juurde töölistel. Siis tööline, kes hobusemees sai töötasuks korv õlut, eks ole, päevas, päeva eest. Noormees, minu isa sai pool korvi õlut selle päeva eest siis telliskivide vedamise eest. Ühesõnaga niisugune entusiast oli see Rotermann, kes aitas siis nüüd oma hobuste meestel, eks ole, teatrit ehitada. Nii et minu isa on ka seda teatrit aidanud ehitada sellest. Ta rääkis ikka, et kuidas need ehitusmehed nagu tsirkusartistid, tähendab mööda redelit käisid selle kitsega seljas. Kits oli see niisugune, kuhu lauti kivid peale, eks ole. Selle võttis selga, see oli küllaltki raske, eks ole. Telliskivi kaalub aga 2 kilo ikka. Eks ole, ja siin neid lauti ja siis läksid mööda ja ega siis ei olnud redel, vaid see oli laudade peal oli need listud niisugused. Astmed, sammu jagu. Ja selle ta astus üles. Vaat praegu ei saa ehitatud uut teatrit, eks ole. Missuguse tehnikaga võiks ehitada ju kiiresti ja kergelt, eks ole. Kuidas need mehed vaeva nägid, kes siis mööda neid treppe kitsed seljas jooksid, eks ole, ja alt vankri juurest, eks ole, ülesse sinna 4. korrusele, Teised mehed hoopis. Niisuguse mehi enam ei ole ja need muidugi ei oska ja keegi neid ei õpeta ja ei hakkagi sellega tegelema. Parem juba ei tehta midagi, tehakse midagi jälle teatrile juurde, kleebitakse või kohendatakse jälle midagi, rikutakse jälle ära seegi asi, mis olemas on. Niimoodi mul. See läheb teemast kõrvale. Isa oskas kuidagi tähele panna, mis ümberringi toimus, nii et kui ta hakkas omale maja ehitama ja meie perel, eks ole, siis ta lasi ehitada kivimaja ja kivitalli ja niimoodi. Ja siis
samuti näiteks ta oskas valida kaevu kohta. Vaat ütles, et vaat siit tuleb vett. Siis vaat siit me saame liiva. Vaat see, et kaevu kohta, see on nii tavaline, aga et liiva, seal Einamaa pealt, Kopli pealt, eks ole, ütleb liiva. Vennale ka, võtame labida, meil on liiva tarvis. Lähme kaevame sealt, me saame sealt liiva. Ta oli tarvis tal. Võtsime paar labidat, et muld ära ja tuligi liiv välja. Ja mina siis küsisin, et aga kus sa teadsid, et siin liiv on? Aga tead, siin oli üks allikas. Ja see allikas keetab välja maa sees, mis on, eks ole. Ja see keetis kogu aeg liiva välja. Ma vaatasin, et siin on liiva olemas. Tuleb tähele panna, eks ole. No võt, tuleb tähele panna. Kas sa ka oma vanimat esivanemat tead? Kruusementide esimene teadaolev isik on pärit 1751. See oli siis Möldri talust ja Mölder ta siis oligi. Ja tema oli ka Mihkel ja siis tema naise nimi oli Krõõt. Nagu Tammsaarel on see Krõõt, eks ole. Huvitav jah, et naise nimi oli Krõõt ja Krõõt elas jälle oma mehe, tähendab Mihkel suri ennem ära ja Krõõt abielus teist korda. Tal oli 5 poega, 5 poissi, eks ole. No minu vanaisa eelsed, minu isa eelsed need sealt siis. Ja siis ilmus see nimi ka, see Kruusement, eks ole. Siis seda kirjutati mitmet moodi. Z-ga ikka sinna. Z. Siis seal oli V vahepeal ja igasugu, aga siis lõpuks ikkagi tsaari sõjaväkke läks isa 15. aastal. Siis kirjutati Kruusement. Vene keeles, eks ole, see täht. Kruusement. Ja siis sellest tehti Eesti variandis see kautati ära ja jess, eks ole, sest oli 2 suud. Kruusement. Niisugune. Mul prantsuse keele õpetaja, kui õppisin teatriinstituudis siin Tallinnas, Madame Serre-Berkova oli meil prantsuse keele õpetaja, tema ütles mind, mis see Griezmann, eks ole, tulge dikteet tegema, teete ütlust, eks ole, mida ma eriti armastan teete ütlust teha, sest prantsuse keeles on niimoodi, et kirjutatakse hoopis teistmoodi, kui hääldatakse või hääldatakse teistmoodi, kui kirjutatakse. Näiteks tänane päev, eks ütleme niimoodi, aujourd'hui. Aga kirjutatakse how yours hui. No jumala ette, et niisugune, jah, no niimoodi on. Kas sa oskadki öelda, kus su perekonnanimi pärit on? Arvatavasti see oli prantslane, see krahv. See oli krahvi mõis, mitte parunite, vaid see oli jah, võib-olla kuskilt, see on igatahes väljaspoolt pandud nimi, väljaspoolt tunnud nimi, mitte siit oma kodumaalt, eks, oma Eestimaalt. See on kuskilt väljast tulnud. See ment, eks ole, ment lõpp, eks ole, see on postament, parlament, tagument, ükstapuha. See on ment, see nagu kandja või kandepind. Griezmann, kui ta kutsus mind, eks ole, ma küsin, mis see tõlkes tähendab? Ristikandja. Grüß on rist ja maa on nagu kandja või tugi, eks ole. Seepärast ka parlament on nagu mingisugune tugi, sammas või parlament, postament. No jah, see kuskilt võõrast keskkonnast on igatahes tulnud.
see on pandud nimi, see ei ole nii isetekkelinult, eks ole, kas Kaasik või Kuusik või Tammik või need Weidenbaum pandi palju pandi saksapäraseid nimi. Minu vanaisa oli Weidenbaum. See on pajupuu, eks ole, Weidenbaum. Ja paju, eks ole, ja baumpuu, saksa keel. Weidenbaum, pajupuu. See on ka, no see oli sealt mõisa poolt. Või kui nimede panimine oli, tähendab, eks see oli üks huvitav periood, kui hakati ikka nimesi panema, see võis olla huvitav periood, kes sellest filmi teha, eks ole, aga ei ole andmeid niisuguseid, eks ole, dokumentaalsed andmed ei ole ju selle kohta olemas. Aga võib-olla kuskil on esimesed nimed, mis pandi eestlastele. Eks need nimed olid ennem ka olemas, aga inimesel ikka pandi nimi ka. Aga need olid muidugi ikkagi eestipärased ja noh, kõik need, mis on olemas ju hiidlemast ajas. Aga meenuta palun, milline oli talu ümbrus? Raba on ju seal vastu Kroodimetsa, eks ole. Hakkab siit samast küla alt hakkab peale. Nüüd on seal juba niisugused kasevõsast kasvanud juba kasemets, aga enne seda, kus käiakse Pohlal ja jõhvikat korjamas, no Kadrina naised ka vanasti käisid. Seal on ikka turbasoo, rabamaastik, kuigi sovhoosi aeg see nüüd äästati üle, mättad ära ja tehti alusturvast, eks ole, loomadele korjati sealt kokku kõvasti. Meil oli seal 5 hektari seda raba, turbasood. Me isegi võtsime seal oli pruunturvas, mis läks aeda või loomadele alla panuks. Aga siis oli must, allapool oli must tõrvas niisugune, mis läks, kuivatad ära, läks kütteks. Seda võis kütta, seda me võtsime ka seal, no prooviks lihtsalt. Isa võttis nalja pärast ju naabrimehega seal, temal olid need niisugused labidad, niisugused kitsad ja teravad, pikad labidad. See on turba võtmise labidus, eraldi ekstra labidus. Temal olid need instrumendid olemas kunagi üks Rakveres oli Pikal tänaval Värval Staal ja tema oli meie naaber. Laanemäisa küla hakkas temast alust peale ja Uljagüla lõppes ära. Nii et meie talupiir oli talupiir, külapiir, eks ole, ja siis vallapiir ka, mitu piiri korraga. Ja tema võttis niimoodi, et nii palju turvast oma teha, no kütteks, eks ole. Masinad tahtsid kütet, eks ole, et auru teha. Auru jõul töötasid need masinad. Värvimise vabrikumasinad. Ja nii, et hiljem me sõitsime paadiga seal naabri nendel selle veekogude peal. Seal, noh, ta võttis turvast sealt kuni aastani 1925 või niimoodi. Aga siis juba üksikud kohad ei võtmata, sinna kaskasid juba niisugused noored kased ja ilus niisugune saarestik tekkis. Ja kõrval oli suur kõrge kasemets, väga ilus koht oli. Ja aga nii ohtlik, talvel sai uisutada seal peal. Minu isa oskas hästi uisutada, mina ka, mul olid uisud ja kõik olemas. See oli hästi sile jää oli ja hästi libe. Aga ei tohtid sisse kukkuda, seepärast, et see põhi oli pehme. Sinna ujuma minna ei tohtinud, seepärast, et ujumine
oleks võinud saada saatuslikuks, sest põhja ei olnud all. See oli kõik juba hõljus see turvas seal. See muda tegelikult, kuigi ta oli võetud. Huvitav jah, et Stahl võttis sealt kütteturvas. Su isa Anton sündis 1894. aastal. Kas ta osales ka ilmasõjas? No jah, ühesõnaga isa oli küllaltki osav põllumees tegelikult. Ja sealjuures, eks ole, oli ta nüüd muusika harrastaja inimene ja oskas hästi löötspilli mängida ja raadio kaudu maailmaga kursus aga 15. aastal võeti ta tsaari armeesse, aga enne seda, peale seda, kui ta oli Tallinnas juba töötanud hulk aega, kuskil sealt 1912 või 13 läks ta Venemaale, seal anti Siberis tasuta maad, jagati välja. Ja ühe sõbraga otsuses, et lähme võtame ka kohad. Ja läksid läbi Peterburi muidugi ja Peterburis värviti parajasti talvepaleed, seda suurt, eks ole, muuseumimaja. Või see oli suur loss, oli valitsusasutust, tsaari elupaik ja nii edasi. Seda remonditi ja värviti üle ja lubja värvi sisse pandi kanamune, munavalget tähendab. Ja töövõtja palkas minu isa ja selle sõbra Eesti poiste sekka munasi kokku ostma. Ütles, et Eesti poisid on ausad poisid, ei varasta. Eesti poisid ostavad mune turult kokku, küladest kokku, eks ole. Palju kanamune läks selle valge lubjavärvi sisse. Et seda huvitav jah, et punavalge läks lubjavärvi sisse. Lubja selle segu sisse, et kinnitada seda värvi ja nii ta oli. Ja sealt nad said raha juurde, eks ole, ja läksid siis edasi, Moskvast edasi sinna Uuralite taha ja neile antigi maad. Ja tema sõber, kellega nad koos läksid, see siis juba kaevas sinna, hakkas kaevu kaevama. Kaevab, kogu aeg tuleb mustmuld. Kaevab 2 meetrit mustmuld. Ja siis oli visanud labida kõrval ja tulnud välja august, hakanud nutma, et oleks mul kodus olnud 2 labida pikkust nii palju mulda. Siin on 2 meetrit mulda, kurat, muld tuleb kogu aeg edasi. Ja vett ei tule, tuleb mulda ainult. Hakkas mulda tagasi jääma auku. Ja nad ei saadki neid maju valmis, tähendab, midagi nad valmis said, eks ole, sest 15. aastal võeti sõjaväkke. Ja minu isa muidu, ta oskas saksa keelt, oskas vene keelt, eks ole, siis ta pandi juba, 15. aastal olid juba suured kaotused Vene armeel, seal Galiitsias ja lõunarindel, eks ole. Ja tal oli niisugune, rühmaülema või mingil moel mingisugune vastutus tal oli seal, see, et tal oli binokkel, kabuuris oli revolver, nii et ta oli nagu ikkagi, kas siis allohvitseri moodi mingisugune, porutšik, ütleme niimoodi. Ja oli vaadanud, ta rääkis seda, üks Heinamaa on niisugune lahe puud ja kõik ja vaadanud, et rahulik, ilus ja äkki hakkasid sakslased tulistama kahuritest. Ja üks mürsk lõhkes tal jala ees, jalgade ees ja jalaluud siit puruks. Üleval puhul konte siit. Minul lähevad paiste.
ja kukkus maha muidugi ja jäigi sinna lämmama ja lahing kaotati, eks ole. Ja öösel sakslased pimedast tulid, pime ei olnud, aga sakslased tulid siis sõjasaaki otsima niimoodi. Ja üks oli siis kiskunud, temal oli binokkel kaelas ja kiskunud seda ära ja tema põrutas talle siis saksa keeles, mis sa kurat minu binoklit võtad, tead. Niimoodi. Ehmatas ära, kas sa siin oled, tead. Saksa keelt räägid, eks ole. Sest ta ütles, et olen eestlane ja mul jalad on läbi ja nii edasi ja nii edasi. Ja ta korjati sealt ülesse, eks ole. Viidi sakslaste poole kui vang, sõjavang, eks ole, ja viidi, ma ei tea, kuhu haiglasse esmakordselt, aga lõpuks ta lõpetas Schleswig-Holsteinis olid suured saksa need Vene sõjaväe ja prantslased ja inglased, kõik, kes olid vangi langenud, oli sakslastel üks suur sõjavangide laagri koht Schleswig-Holsteini. Sellest on palju kirjutatud, neid mitmed. Ja tema oli ka seal. Ja siis tal sakslased parandasid jalad nii hästi ära, panid luukillu nii tagasi, eks ole. Et ta kündis, tantsis, jooksis, mitte midagi ei tundnud, eks ole. Ainult nahk oli niimoodi nagu luu peale tõmmanud kokku. Niimoodi. Ja mingisugust valu või häda või, et jalad valutavad ja niimoodi. Sellest juttu ma ei ole kuulnud tema suust. Nii hästi parandasid ära. Isa võt sellest rääkis ka vahel, et huvitav, et nendel arstiteadus oli niisugusel tasemel siis, sakslastel juba. Et saksa sõjaväearstid panid ta jalad otsa tagasi. No seal olid muidugi prantslased olid iga suvel oma aastapäeval Marsiljeesi muidugi laulnud. Aga Marsiljees oli tol ajal üldse populaarne, tähendab nende 2005. aasta, 1905 oli see revolutsioonilised niisugused liikumised, siis ju armastati Marsiljeesi kõvasti laulda. No, aga see tegelikult prantsuse hümniks muutus ju, eks ole. Siis prantslased laulsid kõva häälega, no isa siis õppis ka, tema laulis ka siis vahest 14. juunil seda, et nüüd on prantsuse püha. Laulan neile prantsuse hümni. Kurgu häälel, no mina muidugi ei mäleta enam need sõnu, aga kuigi palju ta seda, jäi meelde talle seal vangilaagris olles. Sest ta tegeles, valdas keelt saksa ja vene keelt, eks ole, ta oli nagu vahendaja seal. Teataval määral teatav privileeg, eks ole. Nii et ta tuli tagasi Eestisse, siis ja binokkel kaasas, see sama binokkel jäigi talle. Ja see binokliga minu poisid mängisid ja vaatasid, eks ole. Mul oli uljal see, tal oli, algus oli oma sahtlis ja niimoodi, mis tal seal olid, oma asjadega ta tuli jah, ilusti vangilaagrist tagasi. Huvitav, et jah, ära seda ei võetud talt. Relv muidugi võeti ära. Ja siis, kui ta läks Tallinnasse, siis ostis, ta oli niivõrd kokkuhoidlik ja töökas poiss, et ostis Uskvarna jalgratta. Ja tuli sõjast tagasi, sellega ta sõitis Tallinna ja koduvahet kursile ja Tallinnasse 34 kilomeetrit seal. Ja ütles, et tund aega ma olin kodus. Sa oled meenutanud, et käisid isa ja vennaga laulupeol. Laulupeol käisime, ja. See oli 38. aastal.
see oli meil alati nii, kuna me käisime, noh, ma ei tea, võib-olla 37. aastal ka või, vaat ei mäleta ju kõike enam, aga see laulupeo käik, me käisime, isa käis tihti Tallinnas millegi pärast. Ta armastas seda linna ja no, noorus oli siin tal, eks ole, kõik uisutamised ja kõik need ritsutamised seal, kus Viru väljak oli. See oli vanasti Liuväli olnud. Ja siis kõik need, noh, ikkagi omaette elamine ja siis hobusemees Rotemanni tehased näitas seda kõike. Käis, kui Tallinnas käisime, ta käis ikka vanades kohtades ka ja niimoodi ja elas siin ja eks see oli tal ikkagi nii-ütelda niisugune nagu nooruse maale tagasi tulek, kui Tallinnasse tuli. Ta ikka üsna tihti käis Tallinnasse edasi. Ja võttis ikka poisid kaasa ka, meie kahekesti vennaga. Ma ei mäleta, et kord ja paaril korra vist ema ja õde oli ka ikkagi kaasas. Aga põhiliselt ikkagi meiega. Ilus ilm tuleb, no on aega, lähme. Läksime siis, jala läksime mööda raudteed Kadrina jaama otse Ulja külast, tähendab siit üle Veskimäe, eks ole, siit otse jaama. Istume jälle seal pingi peal, isa ostis pileti ja tšuh, rong tuli ja jälle peale, jälle Tallinnasse. Jälle Lasnamäel maha, Lasnamäel olid tal sugulased, meil sugulased mõlemel. Ja siis, aga see laulupidu oli huvitav sellepärast, et seal me nägime esimest korda, noh, nii suurt koorilaval ja mis selle huvitavaks tegi meile, ma selja taga kuulsin ühte häält, kes ütles, küll tema vehib. Ma vaatasin, kes see on, Ulja Parun, Telliksausen. Tema alati oli väga tipp-topp riides, ta oli tumesinine ülikond, tumesinine vest, eks ole, valge särk ja lips ees kõik. Tipp-topp kuldkett oli siit vesti taskust niimoodi üle siit nööpide rea, eks ole, niimoodi. Ja tipp-topp ja ta on niisugune eestimeelne mees ju. Ja siis oli, huvitav oli see, et seal praegu on sinna majad juba peale eegdatud. Sealt kõrval seal oli hoopiski niisugune põllumajandusleitus välja pandud. Tähendab, seal olid siis Franz Krulli tehase toodetud masinad, niidumasinad, eks ole, looread, igasugused värgid, kõik niisugused, eks ole. Siis seal kaugem olid juba Teering traktorid ja Fordid ja nii, Fordsonid, eks ole. Ja veel kaugemal siis olid need, noh, Eesti jalgrattaid, Franz Krull jälle tegi neid. Või vist oli Franz Krull jälle. Ja siis madrusse riietes poisid ja tüdrukud siis sõitsid nende ratastega. Reklaami tegid, eks ole. Ringi, niisugune suur ring oli. Siis nad tegid siis tagurpidi jälle, eks ole. Ja vaatan, et Eesti oma jalgrattad, eks ole. Isa ütleb, no aga kas nad nüüd uskvarna vastu saavad? Muidugi uskvarna oli juba, eks ole, vaata kui vana tehas, eks ole, rootslastel. Aga Eesti jalgrattad olid populaarsed. Nad olid odavamad. Maksid 80 krooni umbes. 70-80 krooni. Ja siis isa, tähendab, seal olid siis igasugused, mis kaupa oli nii palju, müügikioskid igal pool, igaüks karjus oma kaupa ikka teisest üle. Kes ostab ühe suure tahvli
šokolaadi saab 2 kaupa üle peale kauba. Ja isa ostis ka, et võtame, viime suure selle šokolaadi koju emale ja vaatame need 2, mis peale kauba saab, mis need täituvad. Et pool on muidugi pappi, seda ütles ka kohe. Ja pärast vaatasin, hakkasime rongis sööma, siis oligi valge papp oli. No 2 millimeetrit oli küll pakk. Ja siis 3 millimeetrit oli šokolaadi. Aga kokku teeb see 5 millimeetrit, pool sentimeetrit. Katsud paks šokolaad. No, need olid lõbusad käigud Tallinnas. Kui ta vahest tulime 2 ta küsis, et viitsid tulla, tahad tulla? Jah, mina ikka, jah, tahan. Seepärast, et ta jättis mu sinna, vaat seal täiturg oli vanasti, kus praegu on bussijaam. See oli täiturg oli kõik seal. Igasugust kaupa, igasugust asja seal müüdi. Ja seal vastas oli, nüüd see majad on ära lõhutud, aga näed, pärast sõda olid veel alles niisugused ühekorrused puulubudikud. Ja seal treppide peal istusid mehed, kes müüsid lõõtspille. Aga nad mängis, igaüks mängis, eks ole, ja pakkus oma kaupa, eks ole. Mina istun seal ka, kuulasin neid pille, tead, niimoodi. Isa ütle, siit me ei osta. Me teinekord lähme poodi, ostame sealt kaugel. Tähendab. Mina mõtlesin ikka, et noh, et nii ilusti mängivad, et küll oleks tore ikka ise ka mängida seda pilli. Ega ma ei käinud peale sellepärast, et mulle meeldis siis rohkem pasunapill, pasunakoor. Tuletõrju selts oli, eks ole. Need mängisid puhkpilli ja see oli tore. Ja ikkagi, noh, pasun oli ikka tore pill ka. Mina tahtsin pasunat ka puhuda. Pärast puhusingi klarnetit. See on jälle omaette lugu. Isegi Draamateatri laval mängisime Nõmme Kingsepat. Seal on üks poiss, kes mängib klarnetit tantsuks tüdrukutele ja poistele Nõmme Kingseppades. Aga mina mängisin seal oma klarnetit. See mõtlesin kodunt kaasa ja mulle müüs see klarneti, müüs Ervin Aabel isa, kes oli Saksa ajal Rakvere omakaitseorkestri dirigent. Üldse ta oli Eesti Narva sõjaväeorkestri dirigent olnud. Aga kui venelased tulid sisse, siis ta kolisid Rakveresse ja siis ta oli, noh, muidugi mängis kõrtsides, eks ole, saksafoni ja klarnetit, aga siis, kui oli okupatsiooni, siis omakaitseorkestris oli ta dirigendiks. Ja tema müüs siis mulle või minu isale õieti, ta käis meil raadiot kuulamas. Nad tulid maapakku, tähendab linnast. Venelane pommitas jaama ja nende maja sai ka pommiga pihta. 3 korda maja seal Võidu tänaval, seal Veski tänava otsas seal peaaegu. Seal pomm kukkus sinna. Nad ehmatasid ära ja tulid naaberkülasse, Emberg oli niisugune suur maja nendel, suur talu ka ja said pool maja oma käsutusse. Tähendab siis Ervin Aabel, isa, vanaisa ja vanaema ja ema. 5 elasid seal. Ja Ervin isa ja Ervin ka käis üle põllude, üle 4 piiri käis, eks ole, meil raadiot kuulamas. Sest nendel raadiot ei olnud seal talus majas. Ja siis neid rindeuudiseid. Ja siis pikka peale kujunes selline hea vahekord, et isa küsis, et
poiss, üks on Soomes, eks ole, vend oli Soome sõjaväes. Teine on kodus praegu, aga kaua lastakse tal kodus olla, et ei saaks äkki orkestrisse võtta. Õpetab pilli ära ja saaks pilli osta ja. Ja Ervini Aabel isa, Aleksander oli ta nimi. Aleksander tulibki pill näpus ja 100 kanamuna. 100 kanamuna eest isa ostis selle pilli ja siis Ervin isa hakkas mulle õpetama. Aleksander Aabel. Aleksander Aabel õpetas ja siis ma käisin ikka harjutamas ka neid, aga omakaitseorkester mängis Saksa ohvitseridel, kes rindel surma said, need maeti sinna Rakvere sõjaväekalmistule, mis seal on, Palermos seal. Siis seda pikka tänavat pidi sai mindud, eks eks ole. No lihtne mängida. Vahest Ervini papp öeldud, tead, selle koha peal ära väga vajuta, tead, see hakkab piiksuma. Pill. Aga ei saa ütelda, ära sa see mundrit, kurat, võtta, pane selga ja võtta ära toas seal. See Pikal tänaval oli, omakaitsemaja oli Pika tänava ja Parkali tänava nurga peal see torniga maja. See oli omakaitse käes. Ennem oli see Kaitseliidu maja. Praegu peaks ka vist olema. Praegu peaks ka vist olema. Praegu on ka, jah. No jah, said oma maja tagasi, ühesõnaga. Vahepeal oli ta omakaitse käes. See nurgapealne maja saab. Tuli pärast vabanemist sõjaväe vangilaagrist, eks ole, tuli oma kodu tagasi Eestimaale, siis ta läks Tallinnasse tööle tagasi. Oma endise Lasnamäele, ta elas Lasnamäel, tal oli seal endine korter oli alles ja kõik elamine ja hakkas jälle, aga nüüd juba omal käel hobusemeheks ja ettevõtjaks, eks ole. Aga konkurents oli nii suur ja et konkurendid mürgitasid hobuse ära. Tal oli hea hobune, ikka niisugune tugev ja oskas ta seda pidada ja kadedusest lihtsalt, eks ole, poiss oli hästi töökas, hästi agar alati ikka teistest eest tead niimoodi. Valmis igal momendil tead tegutsema, eks ole. Teised olid laisavõitja, aga see kadedus tekkis, eks ole. Ja ta lasid, andsid tal, mis ta söötsid, siis see hobune suri ära. Ja ilma hobusest ja siis ta, ma ei tea, kas ta luges lehest või kus ta selle teada sai, et Värval Stahl otsis oma talusse tööde juhatajat, nii-ütelda, või midagi organiseerijat niisugust. Ja isa sõitis muidugi Rakveresse ja siis sealt tuli Läänemõisa ja ütles, et võt niisugune lugu on, et ma, kui soovite, siis ma võin hakata pihta. No jah. Aga see oli niimoodi, et kui ta selle Läänemõisasse värvas Stahli talu, värval Stahl kutsuti. Stahl oli ta nimi, liignimi. Eesnimi ma ei mäleta, kuskil on kirjas ka, aga temal oli jah, värvimise ja kudumise vabrik Pikal tänaval, 20 või 31 vist või 29, mis vasakut kätt pärast seda kaubanduskeskkooli, kohe seal Palmemäe kõrval. Korster vist on praegu püsti või ei ole. See oli hea vabrik. See oli hea vabrik, igatahes
maarahvas kasutas seda väga. Seal värviti kangaid, pressiti, särfati, puhastati ja nii edasi ühesõnaga, nii nagu oli vanasti. Ja temal oli üks vana tüdruku poolne tütar vist niimoodi. Ja kui isa läks sellest tallusse, siis tüdruk oli seal õues värava peal ees ja niimoodi. Isa rääkis muidugi eesti keelt, aga see oli tal vastad saksa keele. Isa rääkis siis saksa keeles vastu talle. Eks ole. No jah, ja siis võeti tema sinna teenistusse. Ja siis oligi, Preili oli aga mööda Rakvere vahet tahtnud sõita kogu aeg. Ja ikka minu isa oleks see pukis. Noh, selle kalissiga. Ma ei tea, missugune kaliss siis oli. Et ohjad olid muidugi isa käes, eks ole. Ja isale muidugi see ei meeldinud, eks ole, isa muidugi käis ära selle treti, eks ole, aga ikkagi nagu tegeles põllundusega ja oli nagu ikka tõesti organiseerija ja niimoodi talle meeldis see talu, sest ta oli heal järjel Stalil. Ta oli ikkagi rahamees, see Stal ja kõik see turva võtmine, kõik see organiseerimine samuti, kõik see turvavedu linna ja siis põllutööd seal juures veel. Seal teenijaid oli ikka mitu. No jah, aga naabris talus oli juba mehele mineku eas tütar valmis, tüdruk kasvanud, minu ema. Ja asi kujuneski nii, et hoopiski isa ja ema abiellusid 23. aastal 1923 ja laulatati Kadrina kirikus. No võt, ja tema läks sinna koduväiks. Kuigi tal oli oma talu, venna nimel saadud talu, eks ole, siin Kosel. Aga ta jäeti selle ikkagi, eks ole, isa käsutusse ja õe kätte, eks ole. Et seda talu hakata seal pidama, eks ole. Kuna seal meespärijat ei olnud. Minu ema oli kõige vanem, eks ole, eeldusega, et ta on ikkagi nagu vanasti oli, kõige vanem laps, eks ole, olgu siis tüdruk või poiss, eks ole. Oleks ikka, oli nagu pärjaõigustega, eks ole. No jah, aga siis kujunes asi niimoodi, et seal siis oli 24 sündis õde, 26 vend, 28 mina, eks ole. Vaata, kui palju rahvast tuli juurde ja palju kisa ja kära, eks ole. Ja see hakkas juba närvidele seal teistele õdedele ja kes said ka juba teismelise jaoks, eks ole, juba üks käis Tartus koolis ja nii edasi, tulid muidugi ütlemised, eks ole. Ja minu ema oli niisuguse õrnahingeline inimene, tema ei pidanud vastu ja leppisid isaga kokku, et parem lähme rendi koha peale, kui on kuskil saada. Ja pakutigi Rakvere kõrvale Rägavere maanteed pidi välja minna, samas linna kõrval üks talu oli rendile saada. Kaasiku talu. Kõik ilusad tipp-topp hooned ja nii edasi ja isa hakkas seal pidama, tähendab, aiandusega tegelema. Varakult müüdi, eks ole, kurke ja tomatid Rakvere turul, mitte turul, vaid inimesed, siis piima viidi, kõik oli juba tellitud ette, eks ole, kõik see värk. Ja see, tal majapidamine väga jõudsalt
arenes, 3 aastat olime seal. Ja siis oli me niisuguses olukorras, et perele ütles, et te lähete nii rikkaks, eks ole, aga mu poeg oli niisugune loru. Ja siis ta ikkagi pojale rääkis augu pähe niimoodi, et vaata, missugune, kui tööd teed, mis sa ikkagi saad, eks ole. Niimoodi. Ja tead, lõpetas 3 aastat, isa tahtis pikendada muidugi. Ja ligi ta oleks ole turul käia niimoodi. Ja siis ei saanud. No ja siis, kas nüüd minna tagasi Uljale või? Vaat kuidagi jälle ei klappinud, tähendab. Sellepärast, et seal need õed, tähendab 2 õde, need lõid nagu emaga, vanaemaga liitu ja tahtsi, et see on küllaltki suur talu, see Ulja talu, et jagame selle pooleks. Et las siis Leene saab poole, vanem tütar, poole, ja siis pool jääb teisele tütrele, eks ole. Ja 3. tütar siis saab päranduse kinni makstud ja siis Uljal oli veel maatükk veel, mis tema sai Tartus hariduse tütarlaste gümnaasiumis ja et mingisugune käsitöö kursused, mis ta pidas ja niimoodi, et tema ehitab maja sinna Ulja külasse selle maatüki peale. Seal Einamal oli üks suur tükk ja küla vahel oli ka üks Sepikoja juures seal üks niisugune maa, mis oli, kartulit kasvatati seal põhiliselt. No ja kuna seal ei olnud midagi Uljal, eks ole, ehitatud. Oli üks ladu oli ehitatud. Ja isa rentis uuesti Karkuse külla. Tapa lähedal oli. Praegu ei olegi, seal üks maja vist on alles. See küla on kadunud juba. Mardi talu. Ka kena suur talu, see talu peremees oli Tallinna selle punase Eesti Panga punane maja, mis on reaalkooli vastas siin. Selle maja nagu komandant või mitte päris kojamees, aga maja hooldaja, maja komandant ikka vist kutsuti ja ühesõnaga see riigimaja ju. Ja see oli talu omanik ja tema naine ja poeg Allan oli tal poja nimi. Need olid nagu linnainimesed ja nemad nagu ei võtnud sellest talupidamisest midagi osa ja rentisid selle 5 aastaks. 1933 kuni 38. Ja 38. aastal me tulime Uljale, sellesse vanasse reheelamusse. Ja siis selle suvega isa ehitas elumaja ja siis Peipsi venelased ehitasid ja siis karjatalli loomade jaoks. Nii et inimestele loomadeks oli elamine olemas. No vaat ja siis ütleme tal oli siis niimoodi, et meil oli Karkuselt tulles oli 5 hobust, 8 lehma, eks ole. Ei olnudki kuhugi panna. Ta jälle kasutas ära selle oma oskused, aianduse ja põllundusalal. Käis Tapa turul müümas. Talve läbi sõitis Tapa vahet. 3 kilomeetrit ainult Karkuselt Tapale, kui otse minna niimoodi. Pärast venelased võtsid osa maad lennuvälja alla, siis nüüd käiakse ringi. Käidi ringi, nüüd enam ei käi keegi vist seal. Aga siis oli 3 kilomeetrit, Aga see ei olnud kauge ja jälle tal oli kõik olemas oma müügilett, oma riietused vastavad. Ta müüs jahu
igasugust sorti jahu. Vahepeal oleme vestelnud Tõe ja õiguse filmist, aga kas oskaksid ka tuua siis nii-öelda paralleele enda elust ja Tõest ja õigusest? Karjamaad ja heinamaad ja kus loomad käisid peal, eks ole. Ja seal on nii nagu Tammsaarelgi on seal niisugused soonekohad. Tähendab, soonekohad iseenesest tekkis, et on niisugune madalam soon, kus vesi saab ära voolata suurde kraavi, suuremasse kraavi. Ja seal uljal oli ka, tähendab, suur kraav kutsusime niimoodi, eks ole. Jõgi oli veel kaugemal, tähendab, seal Rebademäe pool, vaat seal. Aga see suur nagu magistraalkraav hiljem sovhoosi aeg see puhastati ja tehti sügavamaks, eks ole, ja laiemaks. Aga siis, ja see oli sovhoosi aeg, kui ma selle lehme ära päästsin seal. Aga omal tuli ju karjas käies vaadata, et loomad ei läheks sinna lähedale väga selle, seepärast, et tavaliselt niiske koha peal ja selle koha peal oli parem rohi. Ja loom, eks selle läheb ikka sinna, kus on parem rohi, eks ole. Niimoodi. Tema läheb seda nii õngitsema ja ikkagi edasi, eks ole, nii kaua, kui on jalgupidi sees, eks ole. Ja siis pidid seda kuidagi välja sealt saama. Ja meie vahel tuli niimoodi tegutseda, et seal olid jändrikud kased tol ajal juba ja siis kadakad, eks ole, siis kadaka oksad jalga alla panna. Aga tavaliselt olid tehtud niisugused soonekohad peale niisugused nagu sillad juba maha raiutud okstega ja kus oli pilliroogu või niimoodi, siis rooga tehtud nagu loomadel ülekäigukohad. Ja siis, kui läksid karjaga, siis ei tohtinud ajada kiiresti, sest et loomad ise jalaga tunnetavad ja lähevad ilusti sellest kohast üle. No see oli tavaliselt 3 meetri laiune või 4 meetri laiune ülemineku koht niisugune. Aga hullem oli siis, kui oli näiteks kiini jooksmine, kui suvel olid niisugused palavad päevad ja loomad, eks ole, saba püsti all jooksevad, kui see kiil tuleb, kiin, eks ole, on see putukas, kiin, eks ole, mitte kiil, kiin. Ja pirinaga tuleb, eks ole, ja siis nad panevad ajama. Vaat siis nad satuvad tihti niimoodi puntrasse ja tavaliselt nad hakkavad siis kodupooli jooksma. Ja siis võib sattuda sinna soone peale sisse. Aga see oli 59. aastal. Ma olin suvel kodus, eks ole, ja seal üks 500 meetrit eemal on see kraav ja naabri, vist enam naabrit ei olnud, oli riigimaa, eks ole, aga endise naabri Heinamaa kohal, eks ole, palju rahvast seal ja palju kära ja juttu ja ma lähen vaatan, et mis asja, mis seal toimub siis. Ja lähen sinna vaatan, jäänud, läinud üle kraavi, eks ole. Teisel pool muidugi hea rohi, vaatan, muidugi läheb sinna. Aga tagasi tulles, vaat huvitav, sinna sai, aga tagasi tulles läks natukese vilt teisest kohast, eks ole, ja jäi jalgupidi sisse. Nina üleval ja kraaviseru ka kõrge. Ja mehed ütleme, mis taga teha, tuleb ära tappa, eks ole. Ühesõnaga, lauad ja igasugused värgid seal ja lauad tassitud sinna ja ma ütlesin, et ei saa kuidagi lauda sinna alla, kõhu alla. Muidugi ei saa, see muda on ees, eks ole. Ja loom
looma hakkad nüüd tiinet looma, eks ole, kangutama laudadega või niimoodi välja. Ma ütlesin, siin, et ma aitan teid. Tähendab, nüüd võtke, kerves oli, raiuge, siin olid siis juba kadakate asemel olid juba kased hakanud kasvama, eks ole. Niisugused kased, sama maja toa kõrgused, eks ole. Kase, no niisugused jändrikud kased, nagu on sookased. Mitu tükki, raiuge neid. Ja siis võtsin need ladvad sidusin kokku, eks ole. Ja need varred ka tähendab niimoodi. Ütlesin, et nüüd võtad sina selle ja võtad selle. Ja kui mina tõmban seda looma ja siis ajage see vall eest ära, see mullavall, need labidad olid kaasas ka. See ajasime eest ära, et tal oleks kus välja tulla. Ja mina läksin sinna siis selle koha peale, kus ta peab välja tulema. Ja siis hakkasin teda niimoodi sikutama, eks ole. Ja see nii, kui ta tõstab jalga, eks ole, aga sina lükka selle kase vihaga, noh, selle puntraga, ühesõnaga see ladvad koos juba, eks ole, jala alla katsu seal. Pane mööda jalga vaikselt, et ta tunneb, et midagi tead niimoodi liigub. Et sa tahad tema jala alla, loom saab aru, eks ole. Ja tegime niimoodi ja nii kui tõstad jala, kohe tork alla. Sest siis ta kannab selle peale ja tema tõstab siis teise jala. Ja sina siis selle. Ja võt niimoodi tegime, nii. Sest et kui temal on esimese jalgalu tugev, siis ta oma teised jalad tõmbab esimeste jalgadega välja. Raskus läheb nagu siia ringkere peale ja ta tuleb välja. Ja siis seal oli üks vana ladu oli ja selles lau põhjas oli niisugust einaprahti oli. Ma ütlesin, et tooge see einapraht siia, seal peab olema niisugust prahti. Et see mudane rada, mis kaevasime, et see panna seda prahti täis. Eks ole. Et ta näeb, et siin ei ole mitte muda ja vesi, eks ole, vaid see praht niimoodi. Ja siis jälle sikutasin, eks ole, siis loom saab aru, eks ole, et tahetakse päästa, no. Ja siis ta hakkab ise ennast aitama, sest siis ta astub juba tagumise jalaga, kui ta esimese jalaga välja astub tagumise jalaga selle koha peal, kus oli esimene jalg. Vot niisugune asi on, eks ole. Ja leht tuli ilusti välja ja tiine lehm, eks ole. Jumal hoidku, sootehnik oli nii õnnelik, eks ole, tead selle vasika annan su emale, tead. Kui see aeg kätte tuli, siis direktor ütles soosile, et mul ei ole niisugust paragrahvi, et ma saaks selle vasika sulle anda. Eks ma seda ma ei tahagi. Peaasi, et see loom sai päästetud. See oli punane Eesti tõugu lehm. Niisugune tore noorepoolne lehm. Ma ütlesin, no kuidas te tahate nüüd lihaks tappa ära, eks ole, tiine loom. Tuleb osata välja tõmmata. Ja see mees issand jumal, linnamees tuleb ja tõmbab välja, kurat, me ei oska midagi teha. See oli täpselt 59. aastal augustikuus. Seepärast ma teadsin, et mul abikaasa oli lapseootel, eks ole, ja ka viimase peal juba, eks ole. Et tahtis kaasa tulla, ma ütlesin, et ei. Tuli ka pooleli tees, aga ma nägin, et seal on mingisugune niisugune imelik asi käigus, et ütlesin, palun mine koju tagasi, eks ole. Noh, sellepärast see mulle jäi meelde. Isegi kuupäeva võin välja arvestada. No, see jäi meelde, et 59. aasta augustikuus oli, sest meie poiss Rene sündis septembris. Enne seda käisime maal korra läbi ja siis tulime linna tagasi. Oli aeg hakata abikaasal sünnitama. Niisuguse ringiga. Nii et
talutööd ja siis hiljem ma hakkasin mesindusega tegelema. Seda üle 20 aasta, 25-30 aasta. Naabrikülas oli Kullaru sovhoosi, see oli aiandussovhoos ja mesindus oli seal üle 100 taru oli tal. Ja tal omal oli 34 või 5 taru. Ja ta oma tarudest müüs mulle 5 taru ära alguses. Aga 5 tarust iga aasta paljuneb, eks ole, vähemalt 1 taru saad juurde, eks ole. Siis mul tekkis ka need ikka mitu, 30, eks ole. Nii et sellega tegelesin nii kaua, kui ema elas, ema oli juures näiteks märtsi 10., 12., 13. kuni 15. olid soojad ilmad, kuskil 10-15 kraadi isegi. Siis loodus oli rehkendanud sellega, et mesilased peavad tegema ära puhastuslennu. Vaat see on niisugune aeg looduse poolt ette nähtud. Et ma ütlesin, et vaat nüüd hakkavad mesilased, eks ole, kui nad ei tee puhastuslendu, siis jäävad haigeks ja nosemat toos tekib. Eks ole, nad kakkavad ära taru seest, eks ole, see on kohe läbi kõik. Ei ole toit rikutud, eks ole, ja kõik. Ja siis tuleb need langetised ära võtta, surnud puhastada ühesõnaga taru ära. Ja siis selleks mul olid tehtud õlematid, sirgetest õlgedest, mis vahest sain ise minna või siis, kui mind ei olnud maal, siis ema pani need matid sinna taru ette, eks ole, et kui tarust välja tuleb, tavaliselt nad uimased ja kukuvad, eks ole. Siis ta ärkab seal samas kohe ellu ja lendab ja teeb oma kakkamise ära ja tuleb tarusse tagasi. Ja tuleb jälle, kui ta ka sinna mati peale läheb, siis ta tuleb jälle lennulaua peale, eks ole. Ja lennulaua pealt läheb, eks ole, tarusse sisse. Nii et see säästab, need matid on väga kasulikud, sellepärast, et see muidu ta kukub lume sisse sorst ja külmab ära sinna, eks ole. Aga see on tal päike soojendab või siis on see matt on soe ja vastupidi, see talle annab energiat juurde. Sellest, jah, nii. Nii et meie vennaga tegelesime suveti kogu aeg ja talvel ka, kui oli tarvis metsatöid teha või heinavedu või, eks ole. Vaat niimoodi, nii et ikkagi juured on ikka kõvasti maakülles ja esivanemad ikkagi tegelesid põllundusega ja karjakahvatamisega ja elatised elasid sellest ja Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti Seltsi taskuhäälingu 3. saade on eetris juba 7. mail. Kes on meie vestluskaaslasteks siis, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Põllud saab, need põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Kuid õhtul, kui
sinu põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd ning kui oled sõber ettevõtlik sa ehk neeruti neidud, et siis muusi saad. ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et neeruti neidud, et siis muusi saad.